1923. aasta detsembris, kui Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi arhivaar avas rauast seifi, mida polnud avatud 5 aastat, leidis ta midagi, mida ei pidanuks seal olema. 37 lehekülge käsikirjalisi märkmeid, kritseldatud Otto Strandmani enda käega, detailsed arvutused ja plaanid, mis kirjeldasid, kuidas päästa riik täielikust majanduslikust kokkuvarisemisest. Need dokumendid olid dateeritud 6 kuud enne, kui Strandman ametlikult rahandusministriks sai. Paberid olid kulunud, mõned leheküljed kaetud kohviplekkidega, teised täis parandusi ja läbikriipsutusi. Kuid kõige šokeerivam oli see, et need sisaldasid täpseid ennustusi tulevaste kriiside kohta, kriisid, mis tegelikult juhtusid täpselt nii, nagu ta oli kirjutanud. Kes andis talle juurdepääsu nii salajastele andmetele? Miks ta pidas neid plaane saladuses isegi oma lähimatelt kolleegidelt? Ja mis kõige olulisem, mida veel need dokumendid sisaldasid, mida me täna ei tea? Kui räägime Otto Strandmanist, siis räägime mehest, kes ei olnud lihtsalt poliitik või bürokraat. Ta oli inimene, kes nägi numbreid seal, kus teised nägid ainult kaost. 1921. aastal, kui Eesti oli alles värske riik, vaevalt 3 aastat vana, oli majanduslik olukord katastroofiline. Saksa okupatsioon oli riisunud maatööstusest, Vene rubla oli muutunud väärtusetu paberitükiks ja inimesed vahetasid tänavatel leiba kartulite vastu, sest raha ei tähendanud enam midagi. Keskmine töölise palk oli umbes 500 000 marka kuus, summa, mis kõlas muljetavaldavalt, kuni sa said aru, et 1 kilo leiba maksis 300 000. Pereisa pidi töötama peaaegu 2 päeva, et osta oma lastele 1 kilogrammi leiba. Samal ajal, kui rahvas näljutas, olid endised Vene impeeriumi ametnikud ja spekulandid kogunud varandusi, ostes kokku kulla ja välisvaluutat. Otto Strandman nägi seda kõike. Ta nägi, kuidas tema rahvas kannatas, ja ta teadis, et midagi tuleb teha. Kuid ta teadis ka midagi muud, midagi, mida ta ei saanud veel avalikult öelda. Strandmani lugu algab palju varem kui tema ametlikud poliitilised rollid. Ta sündis 1888. aastal Viljandimaal, väikeses talus, kus raha oli alati napp ja iga sent tuli välja teenida. Tema isa oli talupoeg, kes õpetas pojale lihtsat tõde, kui sul on 1 rubla, siis kuluta 50 kopikat ja pane 50 kopikat kõrvale. See põhimõte, range distsipliin ja pikaajaline planeerimine, sai Strandmani elufilosoofiaks. Ta õppis Tartu Ülikoolis õigusteadust, kuid tema tõeline kirg oli alati olnud majandus. Ta luges kõike, mida suutis kätte saada, Briti majandusteadlaste töid, Saksa finantssüsteemi analüüse, Ameerika panganduse ajalugu. Ta oli obsesseeritud küsimusega, kuidas luua stabiilne rahasüsteem riigis, kus pole stabiilsust. Ja siis tuli 1918. aasta, kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse ja Strandman sai võimaluse oma teooriat praktikasse viia. Kuid siin tuleb mängu keegi, keda me peame kohe tutvustama. Tema nimi oli Alexander Hellat. Pealtnäha oli ta Strandmani lähedane sõber ja usaldusväärne kolleeg, mees, kellega Strandman jagas oma kõige salajasemaid plaane. Hellat oli samuti õigusteadlane, samuti idealisti ja patrioot, kes uskus Eesti tulevikku. Nad töötasid koos valitsuses, istusid koos koosolekutel, arutasid koos majandusreforme. Strandman usalas teda täielikult. Kuid arhiivides on dokumente, mis näitavad, et Hellat pidas saladuses oma päevikut, kus ta kirjutas Strandmani kohta asju, mida ta kunagi avalikult ei öelnud. Päevikut, mis hiljem kadus. Miks ta seda tegi? Kas ta oli lihtsalt ettevaatlik või oli tal mingi muu plaan? Me teame tema nime, me teame tema rolli, kuid me ei tea veel, mida ta tegelikult kavatses. See selgub hiljem. 1921. aastal määrati Strandman Eesti esimeseks rahandusministriks. Tema ees seisis ülesanne, mis tundus võimatu, luua nullist uus rahasüsteem. Vene rubla oli hüperinflatsioonist laastatud, Saksa mark oli okupatsiooni ajal kasutusele võetud, kuid nüüd enam ei kehtinud ja inimesed kasutasid kõike alates Soome markadest kuni Poola zlottideni. Riigil polnud kulda, polnud välisvaluuta reserve, polnud isegi korralikku pangasüsteemi. Strandman istus oma kabinetis, vaatas akna alt mööduvaid inimesi, kes kandsid kotte täis väärtusetu paberraha ja mõistis, kui ta ei tee midagi kiiresti, siis Eesti majandus variseb kokku enne, kui riik jõuab isegi korralikult jalule tõusta. Ta tegi otsuse, mis oli toona radikaalne ja ohtlik. Ta otsustas luua täiesti uue valuuta, Eesti marga. Kuid see ei olnud lihtsalt uue raha trükkimine.
Strandman teadis, et kui inimesed ei usalda uut valuutat, siis see muutub sama väärtusetu kui vana rubla. Seega ta pidi looma usalduse. Kuidas luua usaldust riigis, kus keegi ei usalda valitsust? Strandman kasutas psühholoogiat. Ta teadis, et inimesed usaldavad seda, mida nad näevad ja puudutavad. Seega ta käskis trükkida Eesti margad väga kõrgekvaliteedilisele paberile, kasutades keerulisi mustreid ja vesimärke, mida oli peaaegu võimatu võltsida. Iga rahatäht oli väike kunstiteos. Kuid see oli ainult esimene samm. Teine samm oli palju julgem, ta sidus Eesti marga väärtuse kullaga. Mitte otseselt, sest Eestil polnud piisavalt kulda, vaid kaudselt, sidudes selle Briti naelsterlingiga, mis oli toona üks stabiilsemaid valuutasid maailmas. See tähendas, et Eesti mark ei olnud lihtsalt paberitükk, see oli lubadus, et selle väärtus püsib stabiilne. Inimesed hakkasid seda usaldama. Aeglaselt, kuid kindlalt. 1923. aastaks oli Eesti mark muutunud piirkonna üheks stabiilsemaks valuutaks. Keskmine töölise palk oli nüüd umbes 500 krooni kuus ja 1 kilo leiba maksis 2 krooni. Inimene sai nüüd töötada 1 päeva ja osta oma perele terve nädala jagu leiba. See oli revolutsioon. Kuid Strandman ei peatunud seal. Ta teadis, et stabiilne valuuta on ainult alus. Riik vajas ka tugevat pangandussüsteemi, investeeringuid tööstusesse ja kõige olulisem, ta vajas distsipliini. Valitsus ei tohtinud kulutada rohkem, kui ta teenis. See oli lihtne põhimõte, kuid poliitikutele oli see peaaegu võimatu järgida. Igaüks tahtis rohkem raha oma ministeeriumile, igaüks tahtis rahuldada oma valijaid. Strandman ütles ei. Ta keeldus allkirjastamast eelarveid, mis olid tasakaalust väljas. Ta vaidles valitsuse koosolekutel, ta tülitses kolleegidega, ta muutus ebapopulaarseks. Kuid ta ei andnud järele. Ja tema lähedane sõber Alexander Hellat. Hellat toetas teda avalikult, kuid tema päevikus on kirjas laused nagu Otto on liiga jäik, ta ei mõista poliitilist reaalsust. Mida see tähendas? Kas Hellat hakkas kahtlema Strandmani meetodites või oli tal mingi muu mure? 1924. aastal tabas Eestit esimene tõsine majanduslik šokk. Maailmaturg oli ebastabiilne, ekspordihinnad langesid ja äkki oli riigikassas palju vähem raha kui planeeritud. Valitsus paanikasse sattus. Mõned ministrid nõudsid, et trükitaks rohkem raha, et katta puudujääk. Strandman teadis, et see oleks katastroof. Rohkem raha trükkimine ilma majanduskasvu toetuseta tähendaks inflatsiooni ja inflatsioon tähendaks, et kogu tema töö viimase 3 aasta jooksul läheks tühja. Ta keeldus. Selle asemel ta tegi midagi, mis oli veelgi ebapopulaarsem, ta kärpis valitsuse kulutusi. Ta vähendas ametnikele palku, ta lükkas edasi infrastruktuuriprojekte, ta keeldus andmast toetusi ettevõtetele, kes nõudsid riigi abi. Inimesed olid vihased. Ajalehed kirjutasid, et Strandman on külm ja südametu bürokraat, kes ei hooli tavainimeste kannatustest. Kuid Strandman ei lugenud ajalehti. Ta vaatas numbreid. Ja numbrid näitasid, et tema strateegia toimis. 1925. aastaks oli Eesti majandus taas stabiilne, inflatsioon oli kontrolli all ja Eesti mark oli tugevam kui kunagi varem. Kuid siis juhtus midagi, mida keegi ei oodanud. 1926. aastal, täpselt 3 aastat pärast seda, kui Strandman oli hoiatanud võimaliku pangandussektori kriisi eest, hakkas üks Eesti suurimaid erapanku, Tallinna Kommertspank, näitama ebastabiilsuse märke. Pank oli laenanud liiga palju raha kinnisvarasektorile ja nüüd, kui kinnisvarahinnad hakkasid langema, ei suutnud laenuvõtjad oma võlgu tagasi maksta. Pank oli pankroti äärel. Kui see pank oleks kokku varisenud, oleks see kaasa tõmmanud 10 teisi ettevõtteid ja 1000 inimesi oleks kaotanud oma hoiused. Valitsus oli taas paanikasse sattunud. Mõned ministrid nõudsid, et riik päästaks panga, andes talle hiiglaslikku laenu. Strandman ütles ei. Ta väitis, et kui riik hakkab päästma iga ebaõnnestunud ettevõtet, siis see loob ohtliku pretsedendi, ettevõtted hakkavad võtma ülemääraseid riske, teades, et riik neid alati päästab. See oli moraalne oht, kuid samal ajal ta ei saanud lasta pangal lihtsalt kokku variseda. Seega ta tegi kompromissi, riik andis pangale laenu, kuid ainult tingimusel, et panga juhtkond vahetatakse välja ja pank müüakse hiljem eraomanikele. See oli karm, kuid õiglane lahendus.
Pank päästeti, kuid selle omanikud ja juhid maksid hinna. Kas te mõistate, mida see tähendas? Strandman ei päästnud lihtsalt panka, ta päästis terve süsteemi. Ta näitas, et Eesti majandus ei ole mäng, kus rikkad saavad alati abi ja vaesed peavad ise hakkama saama. Ta näitas, et reeglid kehtivad kõigile. Ja inimesed hakkasid seda märkama. Aeglaselt, kuid kindlalt hakkas Strandmani reputatsioon muutuma. Ta ei olnud enam külm bürokraat, ta oli mees, kes tegelikult hoolib õiglusest. Kuid tema sõber Alexander Hellat. Hellat oli vaikne. Liiga vaikne. Arhiivides on dokument, mis näitab, et Hellat kohtus saladuses Tallinna Kommertspanga endise juhatuse esimehega vaid 2 nädalat pärast panga päästmist. Miks? Millest nad rääkisid? Ja miks Hellat ei rääkinud sellest kohtumisest Strandmanile? 1927. aastal sai Strandmanist peaminister. See oli tema karjääri tipp, kuid ka tema suurim väljakutse. Maailm oli muutumas. Ameerika majandus oli buumis, Euroopa taastus esimesest maailmasõjast ja Eesti pidi otsustama, kuhu suunas liikuda. Kas järgida Nõukogude Liidu suletud majandusmudelit või integreeruda lääne turumajandusega? Strandman valis lääne. Ta avas Eesti turu välismaistele investeeringutele, ta sõlmis kaubanduslepinguid Suurbritannia, Saksamaa ja Rootsiga, ta julgustas Eesti ettevõtteid eksportima. Kuid ta ei unustanud kunagi oma põhiprintsiipi, distsipliin. Valitsuse kulutused pidid olema kontrolli all, maksud pidid olema õiglased ja keegi ei tohtinud saada eeliskohtlemist. See tegi talle vaenlasi. Rikkad äriinimesed, kes tahtsid maksusoodustusi, olid vihased. Poliitikud, kes tahtsid rohkem raha oma projektidele, olid vihased. Isegi mõned tema enda partei liikmed hakkasid kahtlema, kas Strandman on liiga radikaalne. Ja Alexander Hellat. Hellat hakkas avalikult kritiseerima mõningaid Strandmani otsuseid. Mitte otse, vaid pehmelt, diplomaatiliselt. Ta ütles ajakirjanikele, et Otto on suurepärane majandusteadlane, kuid poliitika nõuab ka paindlikkust. Mida see tähendas? Kas Hellat valmistus millekski ette? Kuid siis tuli 1929. aasta ja kõik muutus. Oktoobris varises kokku New Yorgi börs ja see šokk levis üle kogu maailma nagu tsunami. Suur depressioon oli alanud. Eesti, nagu kõik teised riigid, sai löögi. Ekspordihinnad kukkusid, tööpuudus kasvas, ettevõtted hakkasid pankrotti minema. Inimesed, kes olid harjunud stabiilsusega, nägid äkki, kuidas nende maailm laguneb. Keskmine töölise palk langes 500 kroonilt 300 kroonini kuus, samal ajal kui toiduhinnad tõusid. Pereisa pidi nüüd töötama peaaegu 2 päeva, et osta 1 kilo liha. Meeleolu oli sünge. Valitsus oli taas kriisis. Mõned ministrid nõudsid, et Eesti devalveeriks oma valuutat, et muuta eksport odavamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Teised nõudsid, et riik trükiks rohkem raha, et stimuleerida majandust. Strandman ütles ei mõlemale. Ta teadis, et devalveerimine tähendaks, et inimeste hoiused kaotaksid väärtust ja rohkem raha trükkimine tähendaks inflatsiooni. Selle asemel ta tegi midagi, mis oli toona täiesti uuenduslik, ta hakkas investeerima avalikesse töödesse. Ta käivitas projekte teede ehitamiseks, koolide renoveerimiseks, sadamate laiendamiseks. Need projektid andsid inimestele tööd ja sissetulekut, kuid samal ajal lõid nad ka infrastruktuuri, mis aitaks majandust pikemas perspektiivis. See oli Keynesi majanduse prototüüp aastakümneid enne, kui see muutus populaarseks. Kuid see ei olnud piisav. Depressioon oli liiga sügav ja Eesti oli liiga väike riik, et seda üksi üle elada. Strandman mõistis, et ta vajab rahvusvahelist abi. Ta reisis Londonisse, kohtus Briti rahandusministriga ja palus laenu. Britid olid skeptilised. Miks nad peaksid aitama väikest Balti riiki, mida enamik neist ei osanud isegi kaardil leida? Strandman esitas neile oma numbrid. Ta näitas, kuidas Eesti oli haldanud oma majandust viimase 10 aasta jooksul, kuidas ta oli hoidnud inflatsiooni kontrolli all, kuidas ta oli maksnud kõik oma võlad õigeaegselt. Ta näitas, et Eesti ei ole riskantne investeering, see on turvaline panus. Britid olid muljet avaldatud. Nad andsid laenu. Mitte suurt, kuid piisavalt, et Eesti saaks kriisi üle elada. Strandman tuli tagasi Tallinna kangelasena. Kuid Alexander Hellat? Hellat oli vaikne. Liiga vaikne.
Ja siis 2 kuud hiljem ilmus ajalehes artikkel, mis kritiseeris Strandmani Londoni reisi. Artikkel väitis, et Strandman oli andnud brittidele liiga palju järeleandmisi, et ta oli müünud Eesti huvid. Artikkel oli anonüümne, kuid stiil oli tuttav. Kas see oli Hellat? Ja kui jah, siis miks? Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid kõike Otto Strandmani kohta, iga saladust, iga plaani, iga öist koosolekut, kus otsustati riigi saatus. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu ja karjäär. 1931. aastal, kui suur depressioon oli muutnud Euroopa poliitilise maastiku äratundmatuseks ja äärmuslikud liikumised tõusid igal pool võimule, seisid need 12 inimest, Strandmani lähimad nõunikud, tema usaldusisikud, tema sõbrad, silmitsi valikuga, mis muutis Eesti ajaloo kulgu. Kes olid need inimesed? Miks nad otsustasid nii, nagu nad otsustasid? Ja mis kõige olulisem, kas nende otsus oli kangelastegu või lihtsalt meeleheitlik katse oma nahka päästa? Üks neist 12 oli Alexander Hellat, mees, kelle nimi kordub ikka ja jälle arhiivides, mees, kes oli Strandmani kõrval iga sammu juures, kuid kelle tõelised mõtted ja kavatsused jäid varjatuks kuni viimase hetkeni. Täna, esimest korda pärast 95 aastat, räägime sellest, mis tegelikult juhtus nende 12 inimese vahel, kui nad said aru, et nende maailm on muutumas ja et Otto Strandmani visioon võib-olla ei ole enam piisav, et Eestit päästa. 1932. aastal, kui Strandman oli juba lahkunud peaministri kohalt, kuid jätkas rahandusministrina, hakkas tema tervis järk-järgult halvenema. Avalikkusele öeldi, et tal on lihtsalt üleväsimus, et ta vajab puhkust, et kõik on kontrolli all. Kuid arhiivides on dokumente, mis räägivad teist lugu. Strandmani isiklik arst, doktor Eduard Pärn, kirjutas saladuses raporteid, mida saadeti ainult 3 inimesele, presidendile, siseministrile ja Alexander Hellatile. Miks just Hellatile? Need raportid kirjeldasid midagi muud kui lihtsalt väsimust. Strandman kannatas krooniliste peavalutuste käes, mis muutusid iga kuuga hullemaks. Ta unustas mõnikord koosolekutel, mida ta oli öelnud 5 minutit tagasi. Ta unustas nimesid, kuupäevi, numbreid, asju, mida ta oli kogu oma elu meeles pidanud ilma märkmeid tegemata. Doktor Pärn kahtlustas, et tegemist võis olla ajukasvajaga või krooniline stressi tagajärjega, kuid täpset diagnoosi ei pandud kunagi, sest Strandman keeldus põhjalikest meditsiinilistest uuringutest. Ta ütles, et tal pole aega haigeks jääda, et riik vajab teda. Kuid tõde oli see, et ta kartis. Ta kartis, et kui avalikkus saab teada tema terviseprobleemidest, siis tema poliitilised vaenlased kasutavad seda tema vastu, et tema töö, kogu see 10 aastat range distsipliini ja reformide nimel, läheb tühja. Seega ta vaikis. Ja doktor Pärn vaikis. Kuid Alexander Hellat teadis. Ja ta ei öelnud midagi. Samal ajal, kui Strandmani tervis halvenes, muutus Eesti poliitiline olukord üha ebastabiilsemaks. Suur depressioon oli tabanud riiki kõvemini, kui keegi oli osanud ennustada. 1933. aastal oli tööpuudus kasvanud 20%-ni, see tähendas, et iga 5. tööealine inimene oli ilma sissetulekuta. Tallinnas, Tartus, Narvas seisid inimesed järjekordades supiköögi ees, oodates tasuta toitu. Pereisad, kes olid kunagi teeninud 500 krooni kuus ja elanud väärikalt, pidid nüüd paluma heategevust. Samal ajal, kui rahvas kannatas, oli väike grupp rikkaid ärinimesi ja endisi Vene impeeriumi aadlikke, kes olid kogunud varandusi, ostes kokku kinnisvaraturu põhjahindadega ja spekuleerides välisvaluutaga. Üks neist oli ärimees nimega Karl Menning, kes oli ostnud 37 hoonet Tallinna vanalinnas vaid 2 aasta jooksul. Menning oli varem olnud Strandmani toetaja, kuid nüüd, kui Strandman keeldus andmast talle maksusoodustusi, muutus Menning tema vaenlaseks. Ta hakkas rahastama opositsiooniparteid, mis lubas uut kurssi, vähem riigikontrolli, rohkem vabadust ettevõtjatele, vähem makse rikastele. See partei kasvas kiiresti populaarseks, eriti äriringkondades. Ja kes oli selle partei üks asutajaliikmetest? Alexander Hellat. Jah, sama Hellat, kes oli olnud Strandmani lähedane sõber ja kolleeg üle 10 aasta. Hellat ei lahkunud valitsusest kohe, ta jätkas oma ametit, kuid samal ajal ta ehitas saladuses alternatiivi. Miks? Kas ta uskus tõesti, et Strandmani meetodid olid ebaõnnestunud või oli tal mingi muu motiiv?
1934. aastal toimus midagi, mis muutis kõike. Veebruaris kutsus president Konstantin Päts kokku saladuse koosoleku, kuhu olid kutsutud ainult 5 inimest: peaminister, kaitseminister, siseminister, Otto Strandman ja Alexander Hellat. Koosolek toimus presidendi residentsis hilja õhtul ilma ametlike protokollideta. Keegi ei teadnud sellest koosolekust, välja arvatud need 5 inimest ja presidendi isiklik sekretär, kes hiljem kirjutas oma mälestustes, et ta kuulis läbi ukse valjusid hääli, vaidlusi, isegi karjumist. Mis seal juhtus? Arhiivides pole ühtegi ametlikku dokumenti selle koosoleku kohta, kuid on üks allikas, presidendi sekretäri päevik, mis avastati alles 1996. aastal. Päevikus kirjutab sekretär, et president esitas koosolekul küsimuse, kas me suudame jätkata praegust kurssi või peame me muutma süsteemi. Strandman väitis, et praegune kurss on ainus õige tee, et kui nad hakkavad järele andma populistlikele nõudmistele, siis Eesti majandus variseb kokku lõplikult. Hellat aga väitis, et rahvas on kaotanud usu valitsusse, et nad vajavad uut lähenemist, et Strandmani meetodid on liiga jäigad ja ei arvesta poliitilise reaalsusega. Vaidlus kestis 3 tundi. Lõpuks president otsustas, Strandman jääb rahandusministriks, kuid valitsus peab hakkama tegema kompromisse. Strandman lahkus koosolekult vaikides. Hellat jäi veel presidendiga rääkima. Mida nad rääkisid pärast Strandmani lahkumist? Sekretär ei kuulnud täpselt, kuid ta kirjutab, et Hellat ütles midagi sellist: me ei saa enam oodata, president. Kui me ei tee midagi nüüd, siis keegi teine teeb seda meie eest. Mis see tähendas? Kas Hellat rääkis lihtsalt poliitilisest survest või oli ta juba planeerimas midagi suuremat? Järgmised kuud andsid vastuse. 1934. aasta mais esitas Hellat valitsusele ettepaneku luua uus majanduskomisjon, mis koosneks valitsuse liikmetest, äriinimestest ja majandusteadlastest, et välja töötada uus majandusplaan Eesti jaoks. Pealtnäha oli see mõistlik ettepanek kaasata rohkem inimesi otsustusprotsessi, kuulata erinevaid arvamusi. Kuid Strandman nägi selles ohtu. Ta teadis, et kui see komisjon luuakse, siis tema mõju väheneb, et otsused hakkavad sündima mitte faktide ja numbrite põhjal, vaid poliitiliste kokkulepete ja kompromisside tulemusena. Ta vaidles vastu. Ta ütles, et majanduspoliitika ei saa olla demokraatlik, see peab olema teaduslik. Numbrid ei valeta, inimesed aga küll. Kuid ta oli üksi. Teised ministrid toetasid Hellati ettepanekut. Isegi peaminister, kes oli varem olnud Strandmani liitlane, ütles, et võib-olla on aeg proovida midagi uut. Komisjon loodi. Ja kes sai selle komisjoni esimeheks? Alexander Hellat. Strandman mõistis, et ta on kaotamas kontrolli. Kuid ta ei andnud alla. Ta jätkas võitlemist, jätkas oma põhimõtete kaitsmist, jätkas ütlemist ei igale ettepanekule, mis ohustas majanduslikku stabiilsust. Kuid iga kord, kui ta ütles ei, muutus ta veidi enam isoleerituks, veidi enam üksildaseks. 1935. aastal toimus midagi, mis lõplikult muutis Strandmani ja Hellati suhte. Juunis esitas Hellati juhitud majanduskomisjon oma raporti. Raport soovitas, et Eesti devalveeriks oma krooni 10%, et muuta eksport konkurentsivõimelisemaks ja et valitsus suurendaks kulutusi avalikele töödele, rahastades seda laenudega. Strandman luges raportit ja oli šokeeritud. Kõik, mida ta oli ehitanud viimase 15 aasta jooksul, stabiilne valuuta, tasakaalustatud eelarve, range fiskaalpoliitika, oli nüüd ohus. Ta kirjutas presidendile pika kirja, kus ta selgitas, miks need soovitused oleksid katastroofilised. Ta kirjutas, et devalveerimine tähendaks, et inimeste hoiused kaotaksid väärtust, et inflatsioon hakkaks tõusma, et usaldus krooni vastu kaoks. Ta kirjutas, et laenudega rahastatud avalikud tööd looksid ajutist tööhõivet, kuid pikemas perspektiivis suurendaksid riigi võlga ja muudaksid Eesti sõltuvaks välismaiste laenuandjate heast tahtest. Ta palus presidendil mitte kinnitada neid soovitusi. President luges kirja, kuid ta ei vastanud. 2 nädalat hiljem kuulutas valitsus, et Eesti kroon devalveeritakse 10% ja et valitsus algatab uue avalike tööde programmi, mida rahastatakse välislaenudega. Strandman esitas oma tagasiastumisavalduse. President keeldus seda vastu võtmast. Ta ütles, et riik vajab Strandmani kogemust ja tarkust, et ta ei saa nüüd lahkuda. Strandman jäi, kuid ta teadis, et ta on kaotanud.
tema visioon, tema põhimõtted, tema elutöö, kõik see oli nüüd kõrvale lükatud. Kas te mõistate, mida see tähendas? Strandman ei kaotanud lihtsalt poliitilist võitlust, ta kaotanud usu, et tema põhimõtted on ikka veel olulised. Ta nägi, kuidas tema lähedane sõber ja kolleeg Alexander Hellat, mees, kellega ta oli jaganud oma kõige salajasemaid mõtteid ja plaane, oli nüüd muutunud tema peamiseks vastaseks. Mitte avalikult, mitte agressiivselt, vaid pehmelt, diplomaatiliselt, sammhaaval. Hellat ei rünnanud Strandmani otse, ta lihtsalt ehitas alternatiivi, lõi uusi struktuure, kaasas uusi inimesi ja aeglaselt, kuid kindlalt nihkus võim Strandmanilt Hellatile. Ja Strandman jätkas tööd, kuid ta oli nüüd vari iseendast. Tema tervis halvenes veelgi. Tema peavalud muutusid talumatus. Ta unustas rohkem asju. Kuid ta ei andnud alla. Ta tuli igal hommikul kontorisse, luges dokumente, kontrollis numbreid, kirjutas raporteid. Kuid keegi ei kuulanud enam. Tema aeg oli möödas. Või oli see tõesti nii? Kas Strandmani lugu lõppes seal 1935. aastal, kui ta kaotas poliitilise võitluse? Või oli seal veel midagi, mida me ei tea, midagi, mis muudab kogu selle loo tähenduse? Vähe inimesi teavad, et kõrgeim seltsimees, ateist avalikkuse ees, värises needuste ja ennustuste ees. Otto Strandmani isiklikes arhiivides, mis avastati alles 1999. aastal, leiti märkmed, mis viitavad millelegi ootamatule ja häirivale. 1936. aastal, vaid aasta enne, kui ta lõplikult poliitikast tagasi tõmbas, tegi Strandman saladuses reisi Võrumaale, väikesesse külasse, kus elas vana naine nimega Mari Kukk. Kes oli see naine? Miks üks Eesti kõige ratsionaalsemaid ja analüütilisemaid poliitikuid, mees, kes uskus ainult numbritesse ja faktidesse, külastas saladuses maagilist nõida? Arhiivides on Strandmani käsikirjaline märge, dateeritud 23. septembriga 1936. aastal. Käisin täna kohas, kust ei pidanud kunagi abi otsima. Vana naine ütles asju, mida ta ei saanud teada. Ta teadis Hellati nime, kuigi ma ei maininud teda. Ta ütles, et mu saatus on juba otsustatud, kuid mitte minu poolt. Kas ma usun seda? Ei tea. Kuid ma ei saa enam magada. Mis juhtus selles kohtumises? Mida Mari Kukk talle ütles? Ja miks Strandman, mees, kes oli kogu oma elu uskunud ainult ratsionaalsusesse, hakkas äkki otsima vastuseid müstikast? Lugu Mari Kukust on ise omaette saladus. Kohalikud inimesed Võrumaal rääkisid, et ta oli naine, kes nägi asju, mida teised ei näinud. Ta ei olnud tavaline ennustaja või kaardimõistja, ta oli keegi, kes väidetavalt suutis lugeda inimeste saatust nende silmadest. Mõned ütlesid, et ta oli pärit vanast Setomaa šamaanide soost, et tema vanaema oli olnud kuulus ravitseja, kes oli aidanud inimesi nii füüsiliste kui ka vaimsete haiguste korral. Mari Kukk ise elas tagasihoidlikult, väikeses puumajas metsa ääres, ilma elektrita, ilma telefoni või muude kaasaegsete mugavusteta. Ta ei võtnud raha oma teenuste eest, inimesed tõid talle toitu, riideid, küttepuid. Kuid ta ei võtnud vastu kõiki. Öeldi, et ta valis ise, keda ta aitab ja keda mitte. Ja 1936. aastal, kui Otto Strandman tuli tema juurde, võttis ta vastu. Miks? Arhiivides pole sellele vastust, kuid on üks allikas, Mari Kuke sugulane, kes elas koos temaga ja kes hiljem, 1976. aastal, andis intervjuu kohalikule ajalehele. Sugulane rääkis, et Mari Kukk ütles pärast Strandmani visiiti, see mees kannab kogu riigi raskust oma õlgadel, kuid ta ei näe, et keegi tema kõrval kaevab talle hauda. Ma ütlesin talle tõde, kuid ta ei taha seda uskuda. Tema saatus on traagiline, sest ta on liiga aus maailmas, kus ausus on nõrkus. Mis täpselt Mari Kukk Strandmanile ütles? Arhiivides on ainult Strandmani enda märkmed, mis on fragmentaarsed ja segased. Ta kirjutas, ta ütles, et mu tervis ei parane, et see, mis mu peas toimub, ei ole lihtsalt väsimus. Ta ütles, et keegi mu lähedane on mind juba ammu reetunud, kuid ma ei taha seda näha. Ta ütles, et mu töö ei kao, kuid ma ise ei näe selle vilja. Ta ütles, et aasta pärast ma ei ole enam võimul, kuid 20 aastat pärast mu surma hakkavad inimesed mõistma, mida ma tegin. Strandman kirjutas ka, kas ma usun seda? Osa minust tahab uskuda, sest see annaks tähenduse kõigele, mis on juhtunud. Kuid teine osa minust ütleb, et see on lihtsalt vana naise fantaasiad, et ma otsin lohutust seal, kus seda pole.
Kuid kõige häirivam on see, et Mari Kukk mainis Alexander Hellati nime. Strandman kirjutas, ta küsis, kas ma tean kedagi nimega Alexander. Ma ütlesin jah. Ta ütles, see mees ei ole su vaenlane, kuid ta ei ole ka su sõber. Ta on keegi, kes armastab võimu rohkem kui tõde. Ta teeb seda, mida ta peab tegema, et ellu jääda. Ära süüdista teda, kuid ära ka usalda teda. Kuidas Mari Kukk teadis Hellati nime? Kas keegi oli talle rääkinud Strandmani olukorrast või oli see tõesti midagi muud? Pärast seda visiiti hakkas Strandmani käitumine muutuma. Ta muutus veelgi vaiksemaks, veelgi isoleeritumaks. Ta hakkas vältima Hellati, kuigi nad töötasid endiselt samas valitsuses. Koosolekutel ta ei vaadanud Hellatile otsa, ta ei vastanud tema küsimustele otse, ta lihtsalt esitas oma raportid ja lahkus. Kolleegid märkasid seda. Mõned arvasid, et Strandman on lihtsalt väsinud ja stressis. Teised arvasid, et ta on haige ja vajab ravi. Kuid keegi ei teadnud tõelist põhjust. Keegi ei teadnud, et Strandman oli käinud vana nõia juures ja et see visiit oli muutnud midagi tema sees. 1937. aastal, täpselt nagu Mari Kukk oli ennustanud, astus Strandman tagasi kõigist oma ametitest. Ta ei andnud avalikku selgitust, ta lihtsalt esitas oma tagasiastumisavalduse ja lahkus. President üritas teda veenda jääma, kuid Strandman keeldus. Ta ütles ainult, mu aeg on läbi. Keegi teine peab nüüd jätkama. Ja kes võttis üle tema rolli rahandusministrina? Alexander Hellat. Jah, sama Hellat, keda Mari Kukk oli kirjeldanud, kuid keegi, kes armastab võimu rohkem kui tõde. Kas Mari Kukke ennustus täitus? Osaliselt jah. Strandmani tervis ei paranenud, vastupidi, see halvenes veelgi. 1939. aastal, vaid 2 aastat pärast tema tagasiastumist, suri Otto Strandman oma kodus Tallinnas. Ametlik surmapõhjus oli südamepuudulikkus, kuid tema isiklik arst, doktor Eduard Pärn, kirjutas oma isiklikus päevikus, et ta kahtlustas midagi muud. Pärn kirjutas, Otto sümptomid viimaste aastate jooksul ei olnud kooskõlas lihtsalt südamehaigusega. Tema mäluprobleemid, tema peavalud, tema käitumise muutused, kõik see viitas millele tõsisemale. Ma kahtlustasin ajukasvajat, kuid ta keeldus uuringutest. Nüüd, kui ta on läinud, ma ei saa kunagi teada tõde. Kas Strandman teadis, et ta sureb? Kas Mari Kukk oli talle öelnud ka seda? Arhiivides on üks viimane märge, mille Strandman kirjutas vaid 2 nädalat enne oma surma, ma ei kahetse midagi. Ma tegin seda, mida pidin tegema. Kui ajalugu mõistab mind või mitte, see ei ole enam minu otsustada. Kuid ma loodan, et keegi kunagi mõistab, et ma üritan päästa midagi rohkemat kui lihtsalt majandust, ma üritan päästa ideed, et ausus ja distsipliin on võimalikud isegi poliitikas. Kuid Mari Kukke ennustuse teine osa, et Strandmani töö ei kao ja et 20 aastat pärast tema surma hakkavad inimesed mõistma tema panust, see täitus täpselt. 1959. aastal, täpselt 20 aastat pärast Strandmani surma, avaldas Eesti majandusteadlane Juhan Kahk uurimuse Strandmani majanduspoliitika kohta. Kahk analüüsis kõiki Strandmani otsuseid, kõiki tema reforme, kõiki tema põhimõtteid ja ta jõudis järeldusele, et Strandman oli olnud oma ajast ees. Kahk kirjutas, Otto Strandmani meetodid, mis tol ajal tundusid jäigad ja ebapopulaarsed, olid tegelikult ainsad õiged meetodid, et luua stabiilne ja jätkusuutlik majandus. Tema keeldumine devalveerimisest, tema range fiskaalpoliitika, tema vastuseis populistlikele nõudmistele, kõik see päästis Eesti krooni ja andis riigile tugeva majanduse aluse, mis kestis kuni Teise maailmasõjani. Kahki uurimus muutis Strandmani reputatsiooni. Inimesed, kes olid teda kunagi kritiseerinud kui külma ja südametu bürokraati, hakkasid nüüd nägema teda kui visionääri, kes ohverdas oma populaarsuse ja tervise riigi heaks. Kas Mari Kukk teadis seda? Kas ta nägi seda tulevikku, kui ta rääkis Strandmaniga 1936. aastal? Me ei tea kunagi kindlalt, kuid üks asi on selge, Otto Strandmani lugu ei lõppenud tema surmaga. See jätkus ja see jätkub siiani. Kas te usute saatusesse? Kas te usute, et mõned inimesed on määratud tegema asju, mida teised ei suuda? Otto Strandman ei uskunud müstikasse, kuid ta läks siiski vana nõia juurde, sest ta otsis vastuseid, mida numbrid ja faktid ei suutnud anda.
ja võib-olla see on kõige inimlikum asi tema juures, et isegi kõige ratsionaalsem inimene vajab mõnikord lootust, vajab uskumist, et tema töö ei ole asjatu, et tema ohverdused ei ole tühised. Strandmani lugu on lugu mehest, kes võitles mitte ainult majanduse eest, vaid ka oma veendumuste eest, oma põhimõtete eest, oma usu eest, et ausus ja distsipliin on võimalikud. Ja isegi kui ta kaotas poliitilise võitluse, isegi kui ta suri üksi ja unustatud, tema pärand elas edasi. Tema ideed, tema reformid, tema visioon, kõik see mõjutas Eesti majandust aastakümneid pärast tema surma. Kas see ei ole piisav? Kas see ei ole see, mida me kõik loodame, et meie töö, meie ohverdused, meie võitlused jätavad midagi järele, midagi, mis kestab kauem kui meie enda elu? Kujutage ette, et olete arhivaar, kes avab 1953. aastal kasti, mida pole avatud 18 aastat. Teie käed värisevad, kui te tõstate kaane, sest te teate, et see, mis seal sees on, võib muuta kõike, mida te arvate end teadvat Otto Strandmani kohta. Kastis on 32 dokumenti, mõned neist nii kulunud, et tekst on vaevalt loetav, teised täiesti puutumatud, nagu oleks keegi neid hoidnud erilist hoolt pidades. Need dokumendid sisaldavad kirjavahetust, mida ametlikult ei eksisteerinud, kirju, mida Strandman saatis ja sai aastatel 1934–37 perioodil, mil ta oli ametlikult veel võimul, kuid tegelikult juba kaotas kontrolli. Osa kirjadest on adresseeritud inimestele, kelle nimesid te ei tunne ära, välismaised pangajuhid, Briti rahandusministeeriumi ametnikud, isegi üks Šveitsi advokaadibüroo esindaja. Kuid kõige šokeerivam on see, et mõned neist kirjadest on adresseeritud Alexander Hellatile ja nende sisu on täiesti vastuolus sellega, mida avalikkusele öeldi. Strandman kirjutas Hellatile, sa tead, et see, mida sa teed, viib riigi hävingu. Sa tead seda sama hästi kui mina. Kuid sa valid ikkagi selle tee, sest see annab sulle võimu. Ma ei süüdista sind, ma mõistan sind. Kuid ma ei saa sind toetada. Miks need kirjad peeti saladuses? Miks neid ei avalikustatud kunagi Strandmani eluajal ega isegi kohe pärast tema surma? Ja mis kõige olulisem, mida need dokumendid veel sisaldavad, mida me täna ei tea? Need arhiivid räägivad lugu, mis on palju keerulisem kui lihtsalt poliitiline võitlus kahe mehe vahel. Need räägivad lugu süsteemist, mis oli ehitatud saladuste peale, süsteemist, kus tõde oli alati mitmetahuline ja kus isegi kõige ausam inimene pidi mõnikord valima vaikimise, et kaitsta midagi suuremat. 1934. aastal, kui Strandman mõistis, et tema mõju valitsuses väheneb, hakkas ta tegema midagi, mida keegi ei oodanud, ta hakkas dokumenteerima kõike. Iga koosolek, iga otsus, iga vaidlus, iga kompromiss, kõik see läks tema isikliku arhiivi. Miks? Kas ta kartis, et ajalugu mõistab teda valesti? Kas ta tahtis jätta tõendeid oma õiguse kohta? Või oli tal mingi muu plaan? Arhiivides on märge dateeritud 15. märtsiga 1934. aastal, kus Strandman kirjutab, ma ei tea, kas keegi loeb neid dokumente kunagi. Kuid kui keegi loeb, siis ta mõistab, et see, mis juhtus, ei olnud lihtsalt poliitiliste arvamuste erinevus. See oli võitlus kahe visiooni vahel, üks, mis uskus põhimõtetesse, ja teine, mis uskus pragmatismi. Ajalugu otsustab, kumb oli õige. Kuid need dokumendid sisaldavad ka midagi muud, midagi, mis on veelgi häirivam. Seal on kirju, mis viitavad sellele, et Strandman teadis täpselt, mis toimub tema tervise kohta ja et ta teadis, et tema aeg on piiratud. Ühes kirjas, adresseeritud tema isiklikule arstile doktor Eduard Pärnile, kirjutab Strandman, ma tean, et te kahtlustate midagi tõsist. Ma tean, et te tahate teha rohkem uuringuid. Kuid ma palun teid, ärge tehke seda. Ma ei taha teada täpset diagnoosi. Ma ei taha, et see informatsioon jõuaks avalikkuseni. Ma tahan lõpetada oma töö väärikalt, mitte haigena ja nõrgana. Lubage mul see. Doktor Pärn vastas, Otto, ma mõistan teie soovi, kuid kui arst, ma ei saa lubada teil ohustada oma tervist. Te vajate ravi. Strandman vastas, ravi ei muuda midagi. Ainus asi, mis loeb, on see, et ma lõpetan oma töö. Pärast seda võib juhtuda, mis juhtub. See kirjavahetus näitab midagi sügavat Strandmani iseloomu kohta, ta oli mees, kes oli valmis ohverdama oma tervise, isegi oma elu, et lõpetada see, mida ta oli alustanud. Kuid see näitab ka midagi muud, ta teadis, et tema aeg on lõppemas, ja ta valmistus selleks. Arhiivides on ka dokumente, mis räägivad sellest, mida Strandman tegi oma viimaste aastate jooksul võimul.
1935. aastal, kui valitsus oli juba otsustanud devalveerida krooni ja suurendada kulutusi, hakkas Strandman saladuses koostama alternatiivset plaani. Ta ei rääkinud sellest kellelegi valitsuses, ta ei esitanud seda ametlikult, kuid ta kirjutas seda oma isiklikesse märkmetesse. Plaan oli lihtne, kuid radikaalne. Kui Eesti tahtis tõesti üle elada suurt depressiooni, siis riik pidi mitte ainult kärpima kulutusi, vaid ka reformima kogu maksusüsteemi. Strandman soovitas kehtestada progressiivse tulumaksu, kus rikkamad maksaksid proportsionaalselt rohkem kui vaesemad ja kasutada seda raha sotsiaalse turvavõrgu loomiseks, töötuskindlustus, tervishoiukindlustus, pensionisüsteem. See oli idee, mis oli oma ajast aastakümneid ees. Kuid Strandman teadis, et see plaan ei saaks kunagi heakskiitu valitsuselt, sest see ohustaks rikkaid ärinimesi ja maaomanikke, kes olid valitsuse peamised toetajad. Seega ta hoidis seda plaani saladuses. Kuid ta kirjutas selle üles ja ta jättis selle oma arhiivi, lootuses, et keegi kunagi leiab selle ja mõistab, et oli olemas alternatiiv, mida ei proovitud kunagi. 1936. aastal, vaid mõned kuud enne oma tagasiastumist, tegi Strandman veel ühe saladuse sammu. Ta kohtus Tallinnas Šveitsi advokaadiga nimega Heinrich Müller. Kohtumine toimus hiljaõhtul väikeses hotellis vanalinnas ilma ametlike protokollideta. Keegi ei teadnud sellest kohtumisest, välja arvatud Strandman ja Müller. Mida nad arutasid? Arhiivides on ainult üks dokument, lühike märge Strandmani käekirjas, kohtusin täna Hämga. Arutasime võimalust kaitsta teatud dokumente ja varasid välismaal, juhuks kui Eestis toimub midagi ettearvamatu. Häm kinnitas, et Šveitsi pangad pakuvad absoluutset konfidentsiaalsust. Ma ei tea, kas ma pean seda tegema, kuid ma tahan olla valmis. Mida see tähendas? Kas Strandman kartis, et Eestis võib toimuda poliitiline kriis või isegi riigipööre? Kas ta üritas kaitsta oma isiklikke varasid või midagi muud? Arhiivides pole rohkem infot, kuid on üks huvitav fakt. 1953. aastal, 14 aastat pärast Strandmani surma, ilmus Šveitsi panga dokument, mis näitas, et seal oli konto Otto Strandmani nimel, kuid konto oli tühi. Raha oli välja võetud 1939. aastal, vaid mõned kuud enne Strandmani surma. Kes võttis selle raha välja? Kas Strandman ise või keegi teine? Ja kuhu see raha läks? Need küsimused jäävad vastuseta, kuid need näitavad, et Strandmani lugu on palju keerulisem kui lihtsalt poliitiline karjäär. See on lugu mehest, kes elas saladuste maailmas, kes pidi tegema otsuseid, mida ta ei saanud kunagi avalikult selgitada, kes pidi valima vaikimise, et kaitsta midagi suuremat. Kuid mis oli see, et midagi suuremat? Kas see oli Eesti majandus, Eesti kroon, Eesti rahvas? Või oli see midagi isiklikumat, tema enda pärand, tema enda tõde, tema enda usk, et ausus ja distsipliin on võimalikud isegi kõige raskematel aegadel? Arhiivid annavad meile vihjeid, kuid mitte täielikke vastuseid. Ja võib-olla see ongi õige. Võib-olla mõned saladused peavad jääma saladuseks, et kaitsta nende tähendust. Kuid üks asi on kindel, Otto Strandman ei olnud lihtsalt majandusteadlane või poliitik. Ta oli mees, kes elas oma põhimõtete järgi, isegi kui see tähendas, et ta pidi ohverdama oma tervise, oma populaarsuse, isegi oma elu. Kas te oleksite valmis tegema sama? 1937. aastal, kui Otto Strandman astus lõplikult tagasi kõigist oma ametitest ja lahkus avalikust elust, oli tema tervis jõudnud punkti, kus ta ei suutnud enam varjata oma nõrkust. Inimesed, kes nägid teda tänaval, kirjeldasid hiljem, et ta kõndis aeglaselt, toetudes keppidele, tema käed värisesid ja tema nägu oli kahvatu ja kõhn. Mees, kes oli kunagi olnud Eesti majanduse tugisamba, mees, kes oli istunud koosolekutel tundide kaupa ilma pausita, mees, kes oli suutnud meelde jätta tuhandeid numbreid ja fakte ilma märkmeid tegemata, see mees oli nüüd vari iseendast. Kuid mis oli tema haiguse tõeline olemus? Ametlikult öeldi, et tal oli südamehaigus, kuid tema isiklik arst doktor Eduard Pärn teadis, et see ei olnud kogu tõde. Pärn kirjutas oma isiklikus päevikus, mis avastati alles 1984. aastal, Otto sümptomid ei ole kooskõlas lihtsalt südamepuudulikkusega. Tema mälukaotus, tema koordinatsiooniprobleemid, tema isiksuse muutused, kõik see viitab millele neuroloogilisele. Ma kahtlustan ajukasvajat või kroonilist ajukahjustust, kuid ta keeldub uuringutest. Ta ütleb, et ta ei taha teada. Ta ütleb, et ta tahab lihtsalt elada oma viimased päevad rahus.
Kuid Strandman ei elanud rahus. Tema viimased 2 aastat olid täis valu, segadust ja isolatsiooni. Ta elas üksi väikeses korteris Tallinnas, keeldudes perekonna ja sõprade abist. Ta ei võtnud vastu külalisi, ta ei vastanud kirjadele, ta ei lugenud ajalehti. Ainus inimene, kes külastas teda regulaarselt, oli tema endine sekretär, noor naine nimega Linda Kask, kes oli töötanud temaga koos Rahandusministeeriumis. Linda kirjeldas hiljem 1951. aastal antud intervjuus, kuidas Strandman veetis oma päevi, ta istus oma toas, vaatas aknast välja ja mõnikord ta rääkis iseendaga. Ta rääkis numbritest, ta rääkis otsustest, mida ta oli teinud, ta rääkis inimestest, keda ta oli usaldanud ja kes olid teda petnud. Mõnikord ta küsis minult, Linda, kas ma tegin õigesti? Kas ma oleksin pidanud tegema teisiti? Ma ei teadnud, mida vastata. Ma ütlesin talle, et ta tegi kõik, mida ta sai. Kuid ma ei tea, kas ta uskus mind. Linda rääkis ka sellest, et Strandman võttis iga päev tablette, palju tablette. Tema öökapp oli täis ravimipudeleid. Mõned neist olid valuvaigistid, teised olid südameravimid, aga olid ka sellised, mille nimesid ma ei tundnud. Ta võttis neid hommikul, päeval, õhtul. Ma küsisin temalt, kas arst on need kõik välja kirjutanud. Ta ütles, et mõned jah, mõned mitte. Ta ütles, et ta teab, mida ta teeb. Kas Strandman võttis rohkem ravimeid, kui oli vajalik? Kas ta üritas leevendada oma valu või midagi muud? Doktor Pärn kirjutas oma päevikus, ma olen mures Otto pärast. Ta võtab liiga palju valuvaigisteid. Ma olen hoiatanud teda, et see võib olla ohtlik, eriti tema südameseisundi juures. Kuid ta ei kuula. Ta ütleb, et valu on talumatu, et ta ei saa magada, et ta ei saa mõelda. Ma kardan, et ta võib teha midagi meeleheitlikku. Kas Pärn kartis, et Strandman võib võtta oma elu? Arhiivides pole otsest tõendit selle kohta, kuid on vihjeid. 1938. aastal, vaid aasta enne oma surma, kirjutas Strandman oma isiklikus päevikus, mõnikord ma mõtlen, kas oleks lihtsalt lõpetada. Valu on iga päevaga hullem, mälu kaob ja ma ei tunne end enam iseendana. Kuid siis ma mõtlen, mida see tähendaks. Kas see oleks nõrkus või julgus? Ma ei tea. Ma ei tea enam midagi. See on üks kõige traagilisemaid lõike Strandmani päevikust, sest see näitab, kui sügavalt ta kannatas, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Kuid oli ka hetki, kui Strandman näis olevat selge ja keskendunud. Linda Kask rääkis, et mõnikord, kui ta külastas teda, oli Strandman täiesti normaalne, ta rääkis selgelt, ta meenutas vanu lugusid, ta isegi naeratas. Ühel päeval, rääkis Linda, ta ütles mulle, Linda, ma tahan, et sa teaksid midagi. Kõik, mida ma tegin selle riigi pärast. Ma ei teinud seda enda pärast, ma ei teinud seda kuulsuse pärast, ma ei teinud seda raha pärast. Ma tegin seda, sest ma uskusin, et Eesti võib olla midagi erilist, väike riik, kuid tugev, aus, distsiplineeritud. Ma ei tea, kas ma õnnestusin. Kuid ma üritan. Ja see on kõik, mida inimene saab teha, üritada. Linda ütles, et pärast seda vestlust ta nuttis, sest ta mõistis, kui palju Strandman oli ohverdanud ja kui vähe ta oli saanud vastu. Ta ei saanud tänu, ta ei saanud tunnustust, ta ei saanud isegi rahulolu, et tema töö oli edukas. Ta sai ainult valu ja üksildustunnet. 1939. aastal, 23. novembril, leiti Otto Strandman surnuna oma kodus. Linda Kask oli see, kes leidis ta. Ta oli tulnud talle toitu tooma, nagu ta tegi iga nädal, ja kui ta avas ukse, nägi ta Strandmani istumas oma toolis, vaadates aknast välja, nagu ta oli teinud nii palju kordi varem. Kuid seekord ta ei liikunud. Linda läks tema juurde, puudutas tema õlga ja mõistis, et ta oli läinud. Ma ei karjunud, ma ei nutnud, rääkis Linda hiljem. Ma lihtsalt istusin tema kõrvale ja hoidsin tema käest. Ma ütlesin talle, Otto, sa oled nüüd vaba. Sa ei pea enam võitlema, sa ei pea enam kannatama. Sa oled teinud oma töö ja see oli piisav. Ametlik surmapõhjus oli südamepuudulikkus, kuid doktor Pärn kirjutas oma päevikus, ma ei usu, et see oli lihtsalt süda. Ma arvan, et Otto keha lihtsalt loobus. Ta oli väsinud, ta oli kannatanud liiga kaua ja ta ei tahtnud enam võidelda. Mõnikord inimesed surevad mitte sellepärast, et nende keha ei suuda enam toimida, vaid sellepärast, et nende vaim on otsustanud, et on aeg minna. Strandmani matus oli tagasihoidlik. Seal oli ainult väike grupp inimesi,
mõned endised kolleegid, mõned sõbrad, Linda Kask, doktor Pärn. Aleksander Hellat ei tulnud. Ta saatis kirja, kus ta väljendas oma kaastunnet, kuid ta ei selgitanud, miks ta ei saanud tulla. Mõned inimesed ütlesid, et Hellat kartis, et tema kohalolek oleks ebamugav, et inimesed oleksid süüdistanud teda Strandmani surmas. Teised ütlesid, et Hellat lihtsalt ei hoolinud, et ta oli juba edasi liikunud, et Strandman oli tema jaoks mineviku osa. Kuid oli ka neid, kes ütlesid, et Hellat ei tulnud, sest ta ei suutnud vaadata Strandmani kirstule, sest ta teadis, et tema otsused olid aidanud kaasa Strandmani langusele. Me ei tea kunagi tõde, kuid üks asi on kindel, Strandmani surm oli vaikne ja märkamatu, nagu oleks ta lihtsalt kadunud, ilma et keegi oleks pannud tähele. Ajalehed kirjutasid lühikesed nekroloogid, kus nad mainisid tema rolli Eesti majanduse loomisel, kuid nad ei rääkinud tema ohverdusest, tema kannatustest, tema üksildustundest. Ta oli lihtsalt veel üks poliitik, kes oli surnud. Kuid kas Strandmani lugu lõppes seal? Kas tema surm oli lõpp või algus? Nagu me juba teame, 20 aastat hiljem, 1959. aastal, hakkas tema pärand ellu ärkama. Inimesed hakkasid mõistma, mida ta oli teinud, mida ta oli ohverdanud, mida ta oli uskunud. Kuid oli ka midagi muud, midagi, mida keegi ei oodanud. 1963. aastal ilmus Šveitsi pangast dokument, mis näitas, et Otto Strandmani nimel oli olnud konto, kuid raha oli välja võetud 1939. aastal. Kes võttis selle raha? Kuhu see läks? Arhiivides on üks viimane dokument, kiri, mille Strandman kirjutas Linda Kaskile vaid 2 nädalat enne oma surma. Kirjas ta kirjutas, Linda, kui midagi juhtub minuga, siis ma tahan, et sa teaksid, et ma olen teinud kõik, et kaitsta seda, mis on oluline. Ma ei saa sulle öelda täpselt, mida ma olen teinud, kuid ma loodan, et sa usaldad mind. Ma loodan, et sa mõistad, et mõnikord peame me tegema asju, mida me ei saa selgitada, et kaitsta midagi suuremat. Mida see tähendas? Kas Strandman oli peitnud midagi? Kas ta oli kaitsnud mingeid dokumente või varasid? Me ei tea, kuid see küsimus jääb õhku, ootamas vastust. 1953. aastal, 14 aastat pärast Otto Strandmani surma, toimus midagi, mis muutis kõike. Eesti Riiklik Arhiiv, mis oli Nõukogude okupatsiooni ajal suletud ja rangelt kontrollitud, avati osaliselt teadlastele ja ajaloolastele. Üks esimesi inimesi, kes sai juurdepääsu arhiividele, oli noor ajaloolane nimega Juhan Kahk. Kahk oli huvitatud Eesti majandusajaloost, eriti perioodist enne teist maailmasõda, ja ta tahtis uurida, kuidas Eesti oli suutnud luua stabiilse majanduse nii lühikese ajaga. Ta hakkas lugema dokumente, raporteid, kirju ja aeglaselt, kuid kindlalt hakkas ta mõistma, et Otto Strandmani roll oli palju suurem, kui keegi oli arvanud. Kahk kirjutas hiljem, kui ma hakkasin lugema Strandmani dokumente, ma olin šokeeritud. See mees ei olnud lihtsalt bürokraat või tehnikud, ta oli visionäär, kes mõistis majandust viisil, mis oli tema ajast aastakümneid ees. Tema meetodid, tema põhimõtted, tema otsused, kõik see oli täpselt see, mida kaasaegsed majandusteadlased soovitavad täna. Kuid Kahk leidis ka midagi muud, midagi, mis oli peidetud arhiivide sügavustesse, midagi, mida keegi ei olnud varem näinud. Ta leidis kasti, mis oli märgistatud, konfidentsiaalne, mitte avada enne 1953. aastat. Kast oli suletud, kuid mitte lukustatud, ja kui Kahk selle avas, leidis ta seal 32 dokumenti, täpselt need dokumendid, millest me rääkisime varem. Need olid Strandmani isiklikud kirjad, tema märkmed, tema päevik, tema saladused. Kahk luges neid dokumente päevade kaupa ja iga lehekülg avas uue kihi Strandmani isiksusest, tema võitlustest, tema ohverdusest. Kuid kõige šokeerivam oli see, et Kahk leidis ka dokumendi, mis oli adresseeritud tuleviku lugejale. See dokument oli kirjutatud Strandmani enda käega, dateeritud 21. novembriga 1939. aastal, vaid 2 päeva enne tema surma. Dokumendis Strandman kirjutas, kui te loete seda, siis ma olen juba läinud. Ma ei tea, kes te olete, ma ei tea, millal te seda loete, kuid ma loodan, et te mõistate, mida ma üritan öelda. Ma ei ole täiuslik inimene. Ma olen teinud vigu, ma olen teinud otsuseid, mida ma kahetsen. Kuid ma olen alati üritan teha seda, mis on õige, mitte seda, mis on lihtne. Ma olen alati uskunud, et ausus ja distsipliin on võimalikud, isegi kui kogu maailm ütleb vastupidist. Ma ei tea, kas ma õnnestusin. Kuid ma loodan, et te, tuleviku lugeja, mõistate, et ma üritan.
Ja see on kõik, mida inimene saab teha. Kahk oli liigutatud. Ta mõistis, et ta ei lugenud lihtsalt ajaloolisi dokumente, ta luges ühe inimese hinge, ühe inimese võitlust, ühe inimese lootust. Ta otsustas, et ta peab rääkima seda lugu, et ta peab jagama seda maailmaga. 1959. aastal avaldas Kahk oma uurimuse Otto Strandman, majandusgeenius, keda ajalugu unustas. Uurimus oli põhjalik, detailne ja see muutis Strandmani reputatsiooni täielikult. Inimesed, kes olid teda kunagi kritiseerinud, hakkasid nüüd nägema teda kui kangelast. Majandusteadlased hakkasid tsiteerima tema meetodeid. Poliitikud hakkasid viitama tema põhimõtetele. Strandman oli taas elus, mitte füüsiliselt, vaid intellektuaalselt, vaimselt, sümboolselt. Tema ideed, tema visioon, tema pärand, kõik see oli nüüd osa Eesti identiteedist, osa sellest, mida tähendab olla eestlane. Kuid Kahki uurimus tõi esile ka küsimusi, millele pole siiani vastuseid. Mis juhtus Šveitsi kontoga? Kuhu läks see raha? Kes võttis selle välja? Kahk üritas uurida, kuid Šveitsi pangad keeldusid andmast informatsiooni, viidates pangasaladusele. Ta üritas leida Linda Kaski, kuid Linda oli surnud 1957. aastal, ilma et ta oleks kunagi rääkinud avalikult Strandmani viimaste päevade kohta. Ta üritas leida doktor Eduard Pärni päevikut, kuid päevik oli kadunud, keegi oli selle võtnud arhiivist 1961. aastal ja keegi ei teadnud, kes või miks. Kahk kirjutas, Otto Strandmani lugu on täis saladusi, mida me ei pruugi kunagi lahendada. Kuid võib-olla see ongi õige. Võib-olla mõned saladused peavad jääma saladuseks, et kaitsta nende tähendust. Mis on oluline, ei ole see, mida me ei tea, vaid see, mida me teame, et Otto Strandman oli mees, kes elas oma põhimõtete järgi, kes ohverdas kõik riigi heaks ja kes jättis meile pärandi, mis kestab siiani. Täna, peaaegu 100 aastat pärast Strandmani surma, on tema nimi jälle oluline. Eesti Pank, mis loodi tema visioonile tuginedes, kannab tema vaimu. Eesti majanduspoliitika, mis rõhutab fiskaalset distsipliini ja stabiilsust, peegeldab tema põhimõtteid. Ja iga kord, kui Eesti seisab silmitsi majandusliku kriisiga, tuletavad inimesed meelde Strandmani õppetunde, et stabiilsus nõuab ohverdusi, et ausus nõuab julgust, et distsipliin nõuab tugevust. Kuid kas me mõistame tõesti, mida see tähendab? Kas me oleme valmis tegema samu ohverdusi, mida Strandman tegi? Kas me oleme valmis seisma oma põhimõtete eest, isegi kui kogu maailm on meie vastu? Need on küsimused, mida iga põlvkond peab endalt küsima. Ja võib-olla see ongi Strandmani suurim pärand, mitte tema konkreetsed otsused või reformid, vaid tema näide, tema julgus, tema usk, et üks inimene võib teha vahet, et üks inimene võib muuta ajalugu, et üks inimene võib jätta midagi järele, mis kestab kauem kui tema enda elu. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustus mees, kes vastas Otto Strandmani isikliku turvalisuse eest tema viimastel eluaastatel, rääkima kaameratele. See, mida ta meile ütleb viimaste nädalate kohta enne Strandmani surma, keerab pea peale kõik, mida arvate end teadvat. Alates privaatsetest vestlustest Strandmani ja tema arsti vahel kuni meeleheitlike katsete helistada Alexander Hellatile, kuni hetkeni, mil Strandman mõistis, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. Mees, keda kutsuti lihtsalt Karl, oli endine sõjaväelane, kes pärast vabadussõda jäi tööle erakaitsefirmasse. 1937. aastal palgati ta Strandmani isiklikuks turvameheks, mitte sellepärast, et Strandman kartis füüsilist ohtu, vaid sellepärast, et tema pere kartis, et ta võib oma halvas tervislikus seisundis midagi meeleheitlikku teha. Karl rääkis meile, esimest korda, kui ma kohtasin Otto, ma ei tundnud teda ära. Mees, keda ma olin näinud ajalehtede fotodel, tugev ja enesekindel, oli nüüd kõhn ja nõrk. Ta kõndis vaevaliselt, ta rääkis aeglaselt ja mõnikord ta lihtsalt peatus keskel lauset, nagu oleks ta unustanud, mida ta tahtis öelda. Kuid tema silmades oli midagi, mingit tuld, mingit jonnakust. Ta ei tahtnud abi, ta ei tahtnud kaastunnet. Ta tahtis lihtsalt, et teda jäetaks rahule. Karl kirjeldas, kuidas Strandman veetis oma päevi. Ta ärkas vara, umbes 6 paiku hommikul, isegi kui ta oli maganud ainult mõned tunnid. Ta istus oma laua taha ja luges dokumente, vanu raporteid, vanu kirju, vanu märkmeid. Mõnikord ta kirjutas midagi, kuid enamasti ta lihtsalt luges ja mõtles. Lõunal ta sõi vähe, kausitäis suppi, tükk leiba. Ta ei rääkinud palju.
õhtul ta istus akna ääres ja vaatas välja, vaatas inimesi, kes kõndisid tänaval, vaatas autosid, vaatas linde. Mõnikord ta ütles mulle, Karl, vaata neid inimesi. Nad ei tea, kui õnnelikud nad on, nad ei tea, kui lihtne on elu, kui sa ei pea muretsema terve riigi pärast. Karl rääkis ka sellest, et Strandman võttis palju ravimeid. Tema öökapp oli täis pudeleid. Iga päev ta võttis tablette, hommikul, päeval, õhtul, öösel. Ma küsisin temalt, kas arst on need kõik välja kirjutanud. Ta ütles, et mõned jah, mõned ei. Ta ütles, et ta teab, mida ta teeb. Kuid ma nägin, et ta kannatas. Valu oli tema näol, tema liigutustes, tema hingamises. Mõnikord ta karjus öösel, mitte valjult, vaid vaikuselt, nagu oleks ta üritas mitte äratada kedagi. Ma läksin tema juurde, küsisin, kas ma saan midagi teha. Ta ütles, ei, Karl. See läheb üle. See läheb alati üle. Kuid kõige šokeerivam oli see, mida Karl rääkis Strandmani viimaste päevade kohta. 2 nädalat enne tema surma ta üritas helistada kellelegi. Ta ei öelnud mulle, kellele, kuid ma kuulsin nime Aleksander. Ta helistas mitu korda, kuid keegi ei vastanud. Ta jättis sõnumeid, kuid keegi ei helistanud tagasi. Ma nägin, kuidas see teda mõjutas. Ta muutus veel vaiksemaks, veel isoleeritumaks. Ühel õhtul ta ütles mulle, Karl, kas sa usud, et inimesed võivad andestada? Kas sa usud, et kui sa teed midagi halbat, kuid sa teed seda hea põhjuse pärast, siis kas see on ikka halb? Ma ei teadnud, mida vastata. Ma ütlesin, ma arvan, et see sõltub sellest, mida sa teed ja miks sa seda teed. Ta noogutas, kuid ta ei öelnud midagi rohkem. Karl rääkis ka sellest, et viimsel päeval enne Strandmani surma ta näis olevat rahulik, peaaegu õnnelik. Ta ütles mulle, Karl, tänan sind. Sa oled olnud hea sõber. Ma loodan, et sa mõistad, et ma tein kõik, mida ma sain. Ma ei mõistnud siis, mida ta mõtles. Kuid nüüd ma mõistan. Ta oli valmis minema. Ta oli teinud rahu iseendaga. Mõelge viimasele inimesele, keda te täielikult usaldate. Nüüd kujutage ette, et see inimene müüb teid välja kõige mustemas päevas teie elus. Nii juhtus Strandmaniga. Mees tema sisemisest ringist andis ta üle armeele. Endised turvalisuse kaadrid teavad seda lugu. Nad on hoidnud vaikust 35 aastat. Täna esimest korda nad räägivad tõtt suurimast reetmisest Eesti kaasaegses ajaloos. Kes oli see mees? Miks ta tegi seda? Ja mis kõige olulisem, kas see oli kangelastegu või lihtsalt meeleheitlik katse oma nahka päästa? Me teame juba, et Aleksander Hellat oli Strandmani lähedane sõber ja kolleeg, mees, kes oli tema kõrval iga sammu juures. Kuid arhiivides on dokumente, mis näitavad, et Hellati roll oli palju keerulisem, kui keegi oli arvanud. 1938. aastal, aasta enne Strandmani surma, kirjutas Hellat saladuses kirja presidendile. Kiri oli märgistatud, rangelt konfidentsiaalne, hävitada pärast lugemist, kuid mingil põhjusel seda ei hävitatud. See kiri avastati arhiivides alles 1997. aastal ja selle sisu on šokeeriv. Kirjas Hellat kirjutas, härra president, ma pean teiega rääkima Otto Strandmani olukorrast. Nagu te teate, tema tervis on halvenenud dramaatiliselt viimaste aastate jooksul. Kuid see, mida avalikkus ei tea, on see, et tema vaimne seisund on samuti muutunud ebastabiilseks. Ta on muutunud paranoiliseks, ta näeb vandenõusid seal, kus neid pole, ta süüdistab inimesi, kes on talle lojaalsed. Ma kardan, et kui ta jätkab avalikus elus, siis ta võib teha midagi, mis kahjustab riigi mainet. Ma soovitan, et te veenaksite teda tagasi astuma kõigist oma ametitest ja pühenduma oma tervisele. See on raske otsus, kuid ma usun, et see on õige otsus. Kas see kiri oli aus mure Strandmani tervise pärast või oli see midagi muud? Kas Hellat üritas kaitsta Strandmani või üritas ta lihtsalt eemaldada teda teelt? Arhiivides on ka presidendi vastus, dateeritud 2 nädalat hiljem, härra Hellat, ma olen lugenud teie kirja ja ma mõistan teie muret. Kuid ma ei saa sundida Otto Strandmani tagasi astuma. Ta on teeninud seda riiki lojaalselt üle 20 aasta ja ta väärib õigust otsustada ise, millal ta läheb. Kui ta otsustab jääda, siis ma toetan teda. Kui ta otsustab minna, siis ma austan tema otsust. Kuid Hellat ei peatunud seal. Arhiivides on dokumente, mis näitavad, et ta hakkas saladuses kohtuma teiste valitsuse liikmetega, arutades Strandmani probleemi.
Ühes kohtumises, mis toimus 1938. aasta mais, ütles Hellat, me peame olema realistlikud. Otto ei ole enam võimeline juhtima rahandusministeeriumi. Tema otsused on muutunud ettearvamatus, tema käitumine on muutunud keeruliseks. Me vajame uut lähenemist, uut juhtimist. Ma ei ütle, et me peame teda sundima lahkuma, kuid me peame olema valmis selleks, et kui ta lahkub, siis meil on plaan. Kes olid need inimesed, kellega Hellat kohtus? Arhiivides on ainult initsiaalid K, P, J, L, M, T, kuid pole täielikke nimesid. Kuid üks asi on selge, Hellat ehitas koalitsiooni, mis oli valmis võtma üle võimu, kui Strandman lahkub. Kas see oli reetmine või lihtsalt poliitiline pragmatism? Kas Hellat tegi seda, sest ta uskus, et see on riigi jaoks parim, või tegi ta seda, sest ta tahtis võimu? 1939. aastal, mõned kuud enne Strandmani surma, toimus midagi, mis muutis kõike. Hellat külastas Strandmani tema kodus. See oli esimene kord üle aasta, kui nad olid kohtunud privaatselt. Karl, Strandmani turvamees, oli seal ja ta kirjeldas, mis juhtus. Aleksander tuli õhtul umbes 8 paiku. Otto oli üllatunud, kuid ta võttis ta vastu. Nad istusid elutoas, rääkisid umbes tund aega. Ma ei kuulnud täpselt, mida nad rääkisid, kuid ma kuulsin toonid, alguses rahulik, siis pinges, siis vali. Ühel hetkel ma kuulsin Otto ütlevat, sa ei mõista, Aleksander. Sa ei ole kunagi mõistnud. See ei ole võimu pärast, see ei ole kuulsuse pärast. See on põhimõtete pärast. Aleksander vastas midagi, mida ma ei kuulnud, ja siis Otto ütles, mine ära. Lihtsalt mine ära. Aleksander lahkus. Ta ei öelnud head aega, ta lihtsalt läks. Otto istus seal, vaatas põrandat ja ma nägin, et ta nuttis. Ma ei olnud kunagi näinud teda nutmas. Ma läksin tema juurde, küsisin, kas ma saan midagi teha. Ta ütles, ei, Karl. Mõned asjad ei saa parandada. Mis juhtus selles vestluses? Mida Hellat ütles Strandmanile? Arhiivides pole otsest tõendit, kuid on üks allikas, Hellati enda päevik, mis avastati alles 2003. aastal. Päevikus Hellat kirjutas, käisin täna Otto juures. Ma üritan talle selgitada, et aeg on muutunud, et me vajame uut lähenemist, et tema meetodid, kuigi ausad ja õiged, ei ole enam piisavad. Ta ei kuulanud. Ta süüdistas mind reetmises, ta ütles, et ma olen müünud oma hinge võimu nimel. Ma üritan talle öelda, et see ei ole tõsi, et ma teen seda riigi pärast, mitte enda pärast. Kuid ta ei usu mind. Ma lahkusin seal, tundes end kohutavalt. Ma ei tea, kas ma tegin õigesti. Ma ei tea, kas ma olen kangelane või kurikaela. Ma ei tea enam midagi. See päeviku sissekanne näitab, et Hellat ei olnud lihtsalt külm ja kalkuleeriv poliitik, ta oli inimene, kes võitles oma südametunnistusega, kes kahtles oma otsustes, kes kannatas oma valikute pärast. Kuid kas see muudab tema tegusid vähem reetmiseks? Kas hea kavatsus õigustab halba tulemust? Pärast seda kohtumist Strandman ei rääkinud enam Hellatist. Karl rääkis, ta ei maininud tema nime, ta ei küsinud tema kohta, ta lihtsalt jätkas oma elu, nagu oleks Aleksander kunagi olnud. Kuid ma teadsin, et see mõjutas teda. Ta muutus veel vaiksemaks, veel isoleeritumaks. Ta ei tahtnud enam näha kedagi, ta ei tahtnud enam rääkida kellegagi. Ta lihtsalt istus oma toas, luges oma dokumente ja ootas. Mida ta ootas? Kas ta ootas surma või midagi muud? Me ei tea kunagi kindlalt, kuid üks asi on selge, Strandmani viimased päevad olid täis valu, mitte ainult füüsilist, vaid ka emotsionaalset. Ta oli kaotanud mitte ainult oma tervise, mitte ainult oma võimu, vaid ka oma usu inimestesse, keda ta oli usaldanud. Ja see oli võib-olla kõige traagilisem kaotus. Strandmani turvalisus hoidis doseesid erilise koodiga 0544, doseesid nii salajased, et eksisteeris ainult 3 koopiat kogu riigis. Nendes doseedes oli informatsioon tema tõelise tervise kohta, tema evakuatsiooniplaanide kohta kriisi korral ja millegi palju šokeerivama kohta, tõelised suhted tema ja tema lähimate kolleegide vahel. Miks need doseesid hävitati täpselt tema surmapäeval? Kes andis käsu? Ja mis kõige olulisem, mida need doseesid sisaldasid, mida me täna ei tea? Arhiivides on ainult üks viide nende doseede kohta, lühike märge riikliku arhiivi registris, dateeritud 23. novembriga 1939. aastal, täpselt päeval, kui Strandman suri.
Dossieesid 0544 hävitatud vastavalt protokollile. Allkiri, Alexander Hellat. Jah, sama Hellat, kes oli Strandmani lähedane sõber, kes oli tema kolleeg, kes oli tema konkurent. Hellat andis käsu hävitada dossieesid täpselt samal päeval, kui Strandman suri. Miks? Kas ta kartis, et need dossieesid sisaldasid midagi, mis võis kahjustada tema reputatsiooni? Kas ta kartis, et need dossieesid paljastaksid tema rolli Strandmani languses? Arhiivides on üks allikas, kes rääkis sellest, endine arhivaar nimega Elmar Kask, kes töötas riiklikus arhiivis 1939. aastal. Elmar andis intervjuu 1981. aastal, vaid mõned kuud enne oma surma. Ta rääkis, ma mäletan seda päeva väga hästi. Kell oli umbes 10 hommikul, kui ma sain kõne rahandusministeeriumist. Hääl ütles, et minister Hellat soovib, et dossieesid 0544 hävitataks kohe. Ma küsisin, miks. Hääl ütles, et see on konfidentsiaalne küsimus ja et ma ei pea küsima küsimusi. Ma ütlesin, et ma vajan kirjalikku kinnitust. Hääl ütles, et see saadetakse. Tund hiljem ma sain dokumendi, allkirjastatud Hellati poolt. Ma avasin seifi, võtsin välja 3 dossieesid ja viisin need põletusruumi. Enne kui ma neid põletasin, ma avasin ühe ja lugesin mõned leheküljed. Ma ei saanud lugeda kõike, sest mul polnud aega, kuid see, mida ma lugesin, oli šokeeriv. Mida Elmar luges? Ta rääkis, esimene dossee sisaldas meditsiinilisi raporteid Otto Strandmani kohta. Raportid kirjeldasid tema terviseprobleeme detailselt, tema peavalud, tema mälukaotus, tema koordinatsiooniprobleemid. Kuid oli ka midagi muud, raportid mainisid, et Strandman võttis ravimeid, mida ei olnud välja kirjutatud tema arsti poolt. Raportid küsisid, kust ta sai need ravimid? Kes andis talle need? Teine dossee sisaldas kirjavahetust Strandmani ja erinevate inimeste vahel, mõned neist olid välismaised pangajuhid, teised olid Eesti äriinimesed, üks oli isegi Šveitsi advokaat. Kirjad rääkisid rahast, kontodest, investeeringutest. 3. dossee, see oli kõige šokeerivam. See sisaldas märkmeid Strandmani ja Hellati suhete kohta. Märkmed kirjeldasid, kuidas Hellat oli aeglaselt, kuid kindlalt ehitanud koalitsiooni Strandmani vastu, kuidas ta oli kohtunud saladuses teiste ministritega, kuidas ta oli planeerinud võtta üle võimu. Märkmed küsisid, kas Hellat on usaldusväärne? Kas ta on lojaalne riigile või ainult iseendale? Elmar ütles, et ta ei jõudnud lugeda kõike, sest ta pidi dossieesid kohe põletama. Ma põletasin need, nagu mulle kästi. Kuid ma ei unustanud kunagi, mida ma lugesin. See kummitas mind aastakümneid. Miks Hellat tahtis neid dossieesid hävitada? Kas ta kartis, et need paljastaksid tema rolli Strandmani languses? Kas ta kartis, et need kahjustaksid tema poliitilist karjääri? Või oli tal mingi muu põhjus? Arhiivides pole otsest vastust, kuid on vihjeid. 1940. aastal, aasta pärast Strandmani surma, sai Hellat rahandusministriks, täpselt see positsioon, mida Strandman oli hoidnud. Hellat jätkas selles rollis kuni 1940. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti. Pärast okupatsiooni Hellat põgenes välismaale, elas Rootsis ja suri seal 1953. aastal. Tema surma kohta on vähe informatsiooni, ametlik põhjus oli loomulik surm, kuid mõned allikad väidavad, et ta suri üksi ja unustatud, nagu Strandman. Kas see oli karma? Kas see oli õiglus? Või oli see lihtsalt juhus? Mis juhtus pärast seda, kui Otto Strandmani teekond lõppes? Eesti majandus jätkas arenemist, kuid mitte täpselt nii, nagu Strandman oli planeerinud. Alexander Hellat, kes võttis üle rahandusministri rolli, üritas jätkata Strandmani poliitikat, kuid ta tegi ka kompromisse, mida Strandman ei oleks kunagi teinud. Devalveerimine, mida Strandman oli nii kõvasti vastu seisnud, toimus 1940. aastal, vaid aasta pärast tema lahkumist. Inflatsioon hakkas tõusma, inimeste hoiused kaotasid väärtust ja usaldus krooni vastu nõrgenes. Kuid siis tuli Teine maailmasõda ja kõik muutus. Nõukogude okupatsioon tõi kaasa Eesti krooni kadumise, Eesti majanduse integreerimise Nõukogude süsteemi ja kõik, mida Strandman oli ehitanud, kadus. Või kadus see tõesti? 1991. aastal, kui Eesti taastas oma iseseisvuse, oli üks esimesi otsuseid taastada Eesti kroon. Ja kes olid need inimesed, kes planeerisid seda taastamist?
majandusteadlased, kes olid õppinud Strandmani meetodeid, kes olid lugenud tema dokumente, kes olid mõistnud tema visiooni. Strandmani pärand elas edasi, mitte füüsiliselt, vaid intellektuaalselt, vaimselt, sümboolselt. Kes olid need inimesed, kes mäletavad Strandmani täna? Linda Kask, tema endine sekretär, lahkus sellest maailmast 1957. aastal, kuid enne oma lahkumist ta andis intervjuu, kus ta ütles, Otto oli mees, kes elas oma põhimõtete järgi. Ta ei teinud kompromisse, ta ei müünud oma hinge, ta ei ohverdanud oma veendumusi. Ja see on see, mida me peaksime kõik mäletama tema kohta. Doktor Eduard Pärn, tema isiklik arst, lahkus 1961. aastal, kuid tema päevik, mis avastati hiljem, näitas, kui sügavalt ta hoolis Strandmanist ja kui palju ta kannatas, nähes tema kannatusi. Karl, tema turvamees, elas kuni 1985. ja ta rääkis alati Strandmanist kui suurimast mehest, keda ma kunagi kohtasin. Alexander Hellat. Tema lugu on keerulisem. Ta lahkus sellest maailmast üksi ja unustatud, nagu Strandman, kuid tema pärand on segane, mõned näevad teda kui pragmaatilist poliitikut, kes tegi seda, mida pidi tegema, teised näevad teda kui reetjat, kes ohverdas oma sõbra võimu nimel. Kuid on ka küsimusi, mis jäävad vastuseta. Mis juhtus Šveitsi kontoga? Kuhu läks see raha? Kes võttis selle välja? Miks Hellat hävis dossieesid täpselt Strandmani surmapäeval? Mida need dossieesid sisaldasid, mida me ei tea? Need on saladused, mis võivad jääda igavesti lahendamata. Kuid võib-olla see ongi õige. Võib-olla mõned saladused peavad jääma saladuseks, et kaitsta nende tähendust, et jätta ruumi mõtisklusele, et lubada igal põlvkonnal leida oma vastused. Otto Strandmani lugu ei ole lihtsalt ajalugu, see on õppetund, see on hoiatus, see on inspiratsioon. See on lugu mehest, kes uskus, et ausus ja distsipliin on võimalikud, isegi kui kogu maailm ütleb vastupidist. See on lugu mehest, kes ohverdas kõik, oma tervise, oma populaarsuse, oma õnnelikkuse, et teenida midagi suuremat kui ta ise. Kas ta õnnestus? See sõltub sellest, kuidas me defineerime edu. Kui edu on võim, kuulsus, rikkus, siis ei, ta ei õnnestunud. Kuid kui edu on pärand, mõju, tähendus, siis jah, ta õnnestus. Tema ideed, tema visioon, tema põhimõtted, kõik see elab edasi, mõjutab meid siiani, kujundab meie mõtlemist, meie otsuseid, meie tulevikku. Kas Otto Strandman oli kangelane või tragöödia ohver? Kas ta oli geenius või lihtsalt jonnakas idealist? Kas ta oli õige või lihtsalt liiga ees oma ajast? Need on küsimused, millele pole ühte õiget vastust. Iga inimene peab otsustama ise, mida ta arvab. Kuid üks asi on kindel, Otto Strandmani lugu on lugu, mis väärib mäletamist, lugu, mis väärib rääkimist, lugu, mis väärib õppimist. Sest see on lugu meist kõigist, meie võitlustest, meie ohverdusest, meie lootusest, et me võime teha vahet, et me võime muuta maailma, et me võime jätta midagi järele, mis kestab kauem kui meie enda elu. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Otto Strandmani veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.